Meie stuudiosse on jõudnud inimene, kelle nimi ütleb kõik. Alati särav, noorustlik õpetaja Helmi Keller. Tere tulemast saates! Tere, aga kiitus on lolli lõks. Ja seda ei pea mitte uskuma. Aga millest tuli üldse see idee luulekohvikuks? Ma nüüd täpselt ei mäleta, kas see oli veel 4 aastat tagasi ühel kevadel, kui loodus õitses ja me elame siin looduse keskel, tuli see mõte, et peaks midagi hingele ka tekitama. Ja siis me kutsusime külalisi 3. keskkoolist või sellest Lilleküla keskkoolist. Siis oli meil vene koolist külalisi. Ja siis meil olid kõik päris ikka kohvik ja lauad ja istusime ümber laudade. Ja siis lugesime luuletusi. Ma ei mäleta ainult seda, kas see lugemine oli pool vabatahtlik või oli ta ka nii palju korraldatud, et sina nüüd ja või sealt ja sealt klassis, seda ma ei mäleta hästi. Aga see oli niimoodi, et see oli niimoodi hästi tore oli. Ja need vene kooli poisid lugesid, aga ma mäletan, et see 3. kooli õpilasid ehmatasid meid väga rikkaliku sõnavaraga, mis on tänaval, see oli luuletustes, see oli küll niimoodi arukalt paigutatud, aga see oli olemas. See oli väike šokk ja ehmatus, aga need luuletused olid ise vahvad. Nad ei jätnud niisugust rõvedat ega koledat muljet, aga sõnavara oli seal üsna uhke. Aga kas need vene poisid lugesid siis eesti keeles või vene keeles? Nad lugesid vene keeles, aga keegi luges sealt ka eesti keeles. Sest nende linna luulekonkurssidel, mis on hästi palju vene õpilasi, kes loevad eesti keeles ja ma tean, et keegi sai sinna Liivi luulekonkursile hiljem. Ja see oli niisugune ilus tava ja meil on Tammsaare teel sõpruskool ja me peaks sealt ka nüüd kellegi kutsuma küll. Kui nad ei taha lugeda, siis olgu vähemalt külalisteks. Mõtleme 1. novembrit. Aga mida te ootate siis luulekohvikust sellel aastal? Teate, ma ei oska luulekohvikust veel midagi oodata, aga ma olen hämmingus selle luulekohviku ettevalmistavast perioodist. Ja ma saan järjest rohkem aru, mis tähendab luule ja kui hea on olla kirjandusõpetaja. Kui lapsed ise valivad luuletused, loevad neid, kui kõigil ei ole pähe õpitud, aga nad loevad ja nad on ise leidnud ja teate, see on niisugune tunne, et ma ei oska teile seda üldse kirjeldadagi. Et see ettevalmistus on minu jaoks praegu esimene suur väärtus. Aga kuidas kommenteeriksite noorte suhet luulega? Niimoodi ma kommenteeringi, nagu ma peaaegu juba kommenteerisin. Terve klassi täis on leidnud endale luuletuse. Ma ei arva seda, et tema nüüd kohe luulehull. On neid ka. Ja isegi minu oma 9. klass, nad olid täiesti vapustavad, kuigi üle poolte luges luuletust lõpp. Meil oli see Doris Kareva valitud seekord. Ja siis, aga teised oli leitud ka muud. Ja kui keegi loeb sarnaseid luuletusi, siis on hea võrrelda selle tõlgendamist. Ühesõnaga luulehuvi on kasvanud noorte seas või? Tahaks seda öelda, aga tuleks üle õla sülitada, muidu rikudagi ära kiituse peale. Te ütlesite, et te olete kirjandusõpetaja ja teil on kindlasti palju tööd igapäevaselt, aga öelge ausalt, kui palju te isiklikult loete? Peaksin rohkem lugema, aga ma loen ja kui ma nüüd mingeid mõõte ütlen, ma loen igal nädalal vähemalt 200 lehekülge. Mida ma ei saa täpselt öelda, see on, kas jääb mõni raamat pooleli või luuletus ja ma mõtlen ilukirjandus siin praegu. Et see on see, mida te loete enda jaoks, mitte mis teie töö? Ja lisaks on vaja mul näiteks 11. klassi jaoks seda Tammsaaret siis veel lugeda ja korrata, aga seda päris niisugust, ütleme, uut kirjandust ma loen üks 200 lehekülge, see tekib kuidagi ise. Lihtsalt võtan raamatu ja loen. Lugemine on teie jaoks puhkus? Võib küll nii öelda, aga luuletajaid ma ei salli. Ja miks siis, kui tohib küsida? Kuidas ma saan sallida luuletajaid, kui ma võtan luuletuse ja ma tunnen, et ta on minu käest minu mõtted varastanud ja ta on seda nii ilusasti öelnud ja mina ei suuda. Kuidas ma saan luuletajat sallida? Aga nad on armsad ja nad on olemas. Ilma selleta ei saaks kelada. Teen ma nendeta. Ja kas järgmisel aastal on proosakohvikut oodata? See kõlab hästi. Ma tahan öelda, et 9. klassi on 9. klassil me jõudsime, 9. A-klassis me jõudsime välja valida lugeja sinna luulekohviku jaoks, kes loeb ühe katkendi Doris Karevaliku proosat. Aga see on täiesti tark mõte, sest proosatekste on imekauneid, mida tasuks küll esitada. See on väga tark mõte, sellest oleks kinni hakata. Ja, ma arvast ka.
aga nüüd me kutsume stuudiosse Maria, kes loeb meil ühe luuletuse ja teeb õpetaja Helmile väikse katse, kas ta tunneb ära, mida Maria meile loeb. Kuu naerust kollase näoga, tüdinuna ujumast taevajões, väänab välja oma tumesinised supelpüksid ja heidab sidrunipuu võrasse puhkama. Kuni ta magab sügavalt nagu noor loom, sünnivad väikesed sidrunid ja krimpsutavad hapult suukesi. Uudistades üksteist märkavad nad äkki kuud, kelle põsed on unenägudest pisut punnis. Milline kummaline, milline naljakas sidrun ja kui suur, ütlevad sidruni jõmsikad ja lasevad talle kuklasse nipsu. Kuu ärkab, kuid ei mõtlegi sulguda. Ta ringutab magusalt ja hakkab oma väikestele sugulastele vestma. Kuu muinasjutte, mida on mitu miljonit tosinat ja veel rohkemgi ja millest ükski teist ei korda. Kuni kuu jutustab, rändavad tema asemel väikesed sidrunid järjekorras mööda taevamaastikke. Ööd on aga pimedad. Ja mis saab siis, kui keegi tuleb, võtab kuu sidruni puust, viib ta koju ja pigistab ta mahla tilkhaaval oma teeklaasi kihisema. Aga mis see on küll kaotajaks, see Kristiina Ehin ei ole? Ei. Teate, ma ei oska vastata, aga Deborah Varandit luges 12. klass ja üks luuletus oli, et ma küsisin, et on see ikka Varandi ja see tekitas ma täiesti selle Kristiina Ehini tunde. Aga ma ei oska siin praegu öelda küll, aga ta on üks noorema põlve luuletaja. No ütlen vihjaks, et luuletuse nimi on Sidruni ballaad. Ikka ei tea. Ikka ei tea. Ja luuletaja on meesluuletaja. Huvitavamaks ja keerulisemaks lähebki veel. Meesluuletaja on. Indrek Kirv see ei ole? Ei ole. Indrek Kirvel ei ole nii selge luule, tähendab, tal on teistsugune selgus. Ma tõesti ei tea. Me peame ütlema tõepoolest, et õpetaja Helmi, kelle on nooruslik õpetaja ja noortel on alati midagi juurde õppida. Maria, äkki sa ütled meile? Artur Alliksaar. Ei või olla. Minu Artur Alliksaar on, kui ma nüüd ütlen lemmikluuleta, siis kõlab see nüüd hullult. Aga ma hetkeks korra mõtlesin, seal oli üks koht, aga ma Sidrunipuud ja Artur Alliksaart ei seoks üldsegi. Aga see on nüüd küll mulle see niisugune ja see on see päikese pille sul käes või? Piinlik. Aga vähemalt on lemmikluuletajast ka veel midagi. Ja aga vaadake, ta on nii kaasaegne, see Varandi oli täpselt nii, kui oleks see Kristiina Ehin, täiesti seda laadi luuletus oli. Seetõttu ongi luuletused huvitavad. Aga Alliksaarel nii pikka ja nii selget tähendab niisugust, tähendab juttu. Ta on kuidagi niisugune teissugune. Ja kui lemmikluuletus, siis on Alliksaar aeg loomulikult. No nii, et te tegite ära. Aga õpetaja kelle? Jah. Palun öelda paari sõnaga, pange mind luulet armastama. Sa ju armastad luulet. Aga kui ma ei armastaks? Loe luuletus peaks, luulet saab ilmselt armastama panna nii, kui see inimest natukene tunneb ja annab tal mõne luuletuse ja tal tekib see tunne, et issand, need on minu mõtted, nii kui ma teile ütlesin, miks ma neid luuletajaid ei salli. Ma arvan, et see on üks võti küll, mis luuletaja luule mõistmise juurde. Aitäh! Aitäh, Helmi, Kelle ja teadmiseks vaatajatele. Luulekohvik toimub 1. novembril kell 16:00 Tallinna Kristiine Gümnaasiumis. Aitäh!